Eihoo! Nii, arvake ära, kus me nüüd oleme. Tegelikult see tuleb pealkirja ka, nii et tegelikult inimesed teavad juba. See oli nüüd Valmiera. Tegemist on Läti linnaga, hästi kuulsaga. Sellepärast, et siin asub siuke pood nimega Depo. Ja kõik eestlased käivad seal kogu aeg asju ostmas. See on nagu alkoralli ainult nendele muudele asjadele, nendele ehituskaupadele. Alguses me mõtlesime, et Lätis on nagu ilus ilm, aga tuleb välja, et siin sadas. Päris kole oli. Ja tuleb välja, et valminud on jõgi ka, et siit on näha. Neil on hästi moodne sild, mis üle jõe läheb mingite postidega. Alguses me saanud ka aru, mis see on. Ja Lätis on hästi palju autosid, palju rohkem kui Eestis. Need paat. Liiga palju. Ja, et siin oli kesklinnas oli ringtee ja seal oli ikka tükk tegemist, et ringile saada. Neil oli praktiliselt ummik. Tahtsime alguses ka mingi kaubanduskeskuse lähedale parkida, aga seal oli nagu kõik kohad täis. Praegu on laupäeval kell 12. No 12 läbi. Ja nii palju inimesi poleks ikka oodanud. Täitsa põnev. Ja nüüd me lähme jala sinna juurde, et otsime mingit söögikohta. Ja pärast käime Depoos ka vaatamas, kuidas see välja näeb. Täitsa korralik jõgi. Miks Eestis sellised jõgasid ei ole? Okei. Väga ilus. Nii, mis sa siis arvad? Täitsa okei linn on nüüd, kui kõht täis on. Me nimelt leidsime lõpuks söögikoha. Tuleb välja, et ma ei tea, kas see linn on nagu nii nädalavahetuseti nii popp või et siin on ikka ropult inimesi. Nimelt jõudsime ennem ostukeskuse juurde ja seal ei olnud ühtegi söögikohta. Esburger all oli, aga sinna ei tahtnud minna. Tahtsime nagu mingisse söögikoha moodi söögikohta minna. Ja siis me guugeldasime endale välja paar tükki ja kõikidesse, millest me läksime, oli hästi pikk järjekord. Uksest välja. Esimesel oli kohe nagu pikk saba oli uksest välja. See oli kohe selle ostukeskuse kõrval ka, et ma ei tea, millest nagu põhjus on. Äkki lätlastele meeldib järjekorrad või midagi. Või on teenindus lihtsalt näeglane, ma ei oska öelda. Aga jah, me otsustasime lõpuks Depo poole jalutama hakata. See on see kaubanduspood. Ja siis tee pealt leidsime söögikoha, kus ei olnud õnneks hetkel järjekorda, et saime söödud. See oli see, ja kõik need söögikohad, kus me käinud oleme, kõik on minu arust sellised puhveti stiilis. Et sul on nagu mingid valmistatud kartulid ja lihad ja asjad ja siis töötaja seal teeb sulle ja tõstab neid asju välja. Nii ma arvan, et siit tuleb vasakule keerata. Top on nende mingi ostukeskuse Nende A ja O, jah. Kui me autoga siia sõitsime, siis me nagu nägime toppe igal pool. Põhimõtteliselt jah, see linnakeskus peaks seal olema ja Depo peaks kuskilt seal olema. Me praegu nagu umbes pimesi läheme. Ja kui ma filmimise lõpetan, siis ma vaatan kaardi pealt ka järgi, et me väga mööda ei paneks. Väga hullult ei saa olla mööda panna. Võit oli odav ka, et siis me mina võtsin kala, mingi forelli ja friikad. Ja Andres võttis mingi kartul ja mingi suure kanaliha tüki ja siis ma võtsin ja siis ma võtsin mingi koogi ka. Raffaello kook oli selle nimi. Ja mahla. Ja morsi. See oli morss tegelikult, see oli pesueht morss minu arust. 11.45 on ju. Jah. Ja kook oli sellest üks kallim osa, ma arvan. Ja, kook oli 1.50. Jah, vist küll, jah. Et Eestist natuke odavam. Nii. Aga okei. Jõudsime Deposse. Depo on seal. Aga ma tahtsin siis midagi näidata. Nimelt siin on hästi suur parkimiskohtade puudus. Seda oli kesklinnast tunda. Tundub, et isegi siin on. Sest vaata, seal on nagu poeparkla ja siin kõrval on nagu mingi mudane plats. Ja see on ka nagu autosid täis pargitud. Nii et jah, nüüd edasi Depo poole. See on Depo. Ja me tuleme sealt just. Ja meil on tavaari. Ma näitan. Ostsime süüa ehk šokolaadi. Ei ostnud alkoholi. Tegelikult need on Riia balsamiga alkoholikommid.
Mingid. šokolaadikommid. Jah, siis natuke on. Ja need ma võin töökaaslastele. Aga mida me tempos huvitavat nägime? Eesti autosid oli tõesti ropult palju. Kerli hakkas lugema, kui me parklasse jõudsime. Siis ta jõudis mingi 20-ni. Ja ma arvan, et mõned jäid vahele ka. Ja siis me läksime uksest sisse, me rohkem ei lugenud. Aga poes me kuulsime küll suht mitu korda eesti keelt. Et ühe korra ühed arutasid, kuidas mingi asja nimi on läti keeles. Siis nad pidid hakkama vist müüjalt küsima midagi. Ja siis nad olid nagu mures. Nii. Näed, ja seal on Valmia jalgpalliklubid. Näed, see on S lõpus, järelikult on mitu klubi. Aga okei, nüüd me liigume kesklinna poole tagasi.